no kui nende vahel valida, siis mina ütlen, et las natsid morsivad need. Et minu arusaam on selline, et meelsus, mina olen põhimõtteliselt vastu igasugune meelsuskuritegudele, ausalt öelda, mõttekuritegudele 1984 mõttes, et see ei aita mitte kedagi. Ega see, et holokausti eitamine on kriminaliseeritud, paljudes riikides ei ole seda teemat kuskilt maha võtnud ega ole seda midagi ka parandanud sellega, et pigem tekib sellist uus märterlust ja just vandenõuteooriaid, mis sellega kaasneb, ja lõppude lõpus me hakkame ajalugu hakkame kah kriminaliseerima, eks ole, kõik. Me võiks ka öelda 40 aasta okupatsiooni eitamine, eks ole, ma ei tea, me võiksime järjest võtta siin tõesti, et mida kõik tuleks ära kriminaliseerida, et kus me siis jõuaksime selle ühiskonnaga, et mina seda ei poolda. Ma saan aru, et keerulistes kriisiolukordades tuleb mingid piirangud on tõenäoliselt vajalikud teha, nii nagu ka praegu, eks ole, kui meil see 9. mai on siin ees ja olukord on niigi väga ärev, eks ole, et me kardame siin igasuguseid väljaastumisi, provokatsioone, konflikte, ukrainlased, venelased, eestlased, venelased, eks ole, on väga laetud on praegu see ühiskond siin, eks ole, et sellises olukorras jahutamine on vajalik ilmselt mingil kujul või eelhoiatamine, et ütleme, kui me praegu kujutame ette, et meil 9. mail ilma igasuguste piiranguteta marsiks siin Vene armee mundrites inimesed Tallinna tänaval koos nende Vene sõdurilaulude, Z-tähtede ja autodega täies nagu ilus, et see traumeeriks ilmselt kohalikku elanikkonda väga ja mitte ainult ei traumeeriks, vaid arvatavasti tekiks ka reaalseid konflikte seal, need on praegu kindel selles, et see niimoodi läheks, et seetõttu ütleme, et praeguses olukorras jah, see piiramine, ma ütleks, võib vast on õigustatud, aga põhimõtteliselt seda öelda, et kellegi öelda, et teie ei tohi endale pühat asjadest, me ju tegelikult, kui me vaatame venelaste poole, siis ütleme, minu arust ongi, et venelased, me ei mõista neid sellepärast ka, et nende ideoloogia arusaam ongi täiesti teistsugune, et nende religioon on sõda ja võit ja mulle tundub, et nende kõige suurem püha ongi 9. mai, mis üleüldse on, et see on selle rahva identiteedi alus, eks ole. Et meie seda ei mõista, see on nagu imelik mõelda isegi, Lääne-Eurooplased ei mõista seda, aga see ongi see, miks see konflikt on mingil kujul ka tekkinud, et see terve selle põlvkondade kaupa inimesi niisuguses sõjareligiooni vaimus on kasvatatud seal ja seal on nüüd omad viljad siin, eks ole. Mina ikka tahaks loota, et me peaks õpetama inimesi ise mõtlema ühe rohkem ikkagi ja kaasa rääkima ja vaatama, et mitte neid käskude, keeldude ja karistustega mõtlemisel nagu suunama. Et selles mõttes nagu kõige vabam aeg Eesti ühiskonnas oli 90. aasta, siis võiks igaüks kirjutada mida tahes, rääkida mida tahes, keegi ei kaevanud sind kuhugi, keegi ei esitanud mingeid süüdistusi, tollal ilmus ka ajaleht Post, avaldas siin need Sioni tarkade protokollid, ei liigutanud keegi kõrvugi selle üle, eks ole, mis siis oli mingi sodi seal, eks ole, ilmus võib-olla, oli see tõsi või mitte, eks ole, aga me ei teinud sellest nagu välja, et praegu on ühiskond nii laetud, midagi taolist oleks, see kohutav, eks ole, üleastumine jällegi, et küsime, et mis see selline on ja kas võiks seda uurida kuskilt ikkagi alt hõlma. Minu arvates on see, et igaüks mida keelad, siis see liigub põranda alla, siis hakkab ta seal liikuma mingil kujul ringi. Vene aeg on kõige parem näide ikkagi. Mingil kujul, vähemalt siin Eestis oli ju laialt levinud arusaam, et seal meedias valetatakse kõike põhimõtteliselt. Oli ju selline arusaam laialt levinud ikkagi, meie ühiskonnas siin Eestis oli küll see, et miks me kuulasime Ameerika häält ja vaba Euroopat siin, eks ole, et sa arvad, et nagunii oli kõik vale, mis sulle räägid. See harjunud isegi selle, et see kõik on vale, et kas me seda ka tahame, et siis nagu tekiks mingi alternatiiv, niisugune meedia alternatiiv uurim. Mina nagu küll ütleksin, et mul selles Ameerika suhtumine on sümpaatne, et ei ole nagu nii väga keelatud. Euroopas on see tohutu kriminaliseerimine, eitamine, et see ei vii lõppkokkuvõttes kuhugi, see tekitab ainult pingeid juurde.